Opadi, mis saab siis, kui sa pead minema metsa ja jääma sinna ja läheb kiireks ehk bug-out olukord, äkiline ootamatu metsa pagemine, mis iganes olukord, kus tuleb külast või kodust lahkuda ja leida varjupaik metsas. Tihti sellised olukorrad juhtuvad ülikiiresti, kas oma naha päästmiseks või kellegi teise otsima minemisel või lihtsalt ära eksides. Ühesõnaga, sa ei saa koju minna, sest sa ei tea, kus kodu on või seal on oht. Ja juhul, kui sa oled nüüd metsas ja sul ei ole bug-out bag'i, ehk et sa ei ole valmistunud, nagu ikka kriitilised olukorrad juhtuvad siis, kui sa ei ole valmistunud ja sul ei ole asju. Et võib-olla sa jõudsid haarata noa, mis on võib-olla esimene asi, mis pähe tuleb, et kui ma metsa lähen, siis nuga kaasa. Vaatame, mis teha annab, et mitte janusse surra. See võib juhtuda umbes 3.–4. päeval juba, kus janu muutub kriitiliseks, vedeliku puudus muutub kriitiliseks juba inimesele ja kas õnnestub teha siis veenõu. See ongi see olukord, kus sa avastad ennast metsas, kust sa välja ei saa, ei oska või ei taha või ei julge tulla. Erinevad põhjused võib igaüks ise mõelda, aga see oskus, kas me tuleks välja sellest olukorrast, kas sina tuleksid välja olukorrast, kus sa oled põhimõtteliselt paljaste kätega ainult noaga metsas ja janu on esimene asi, mis suve ajal hakkab lõivu võtma. Vaatame. Ja noaga ainuke võimalus on taguda see puu ümber ringi noaga. Valisin ühe avapuu, mis on veidi väiksema diameetriga kui mu nuga, et ma saaks selle 4 lüüa pärast. Ja niimoodi hakkan ümber ringi käima puul noaga. Kümne minutiga umbes olen poole peal. Vaatame. Noh, 2 tiiru veel. Ja saab selle ümber lükata ja siis on vaja kusagilt 30–40 senti ülevalt poolt veel korra läbi raiuda. No nii, 45-kraadise nurga all, alt üles ja ülevalt alla. Ja nüüd peaks saama selle haavakese ümber lükata. Ja küll jätame nii, on parem raiuda võib-olla kui maast. Ehk kohe saab. Peaaegu kohal. Siin pikali, kui see pikk palk on, siis alumisse külge on ligipääs väga raske ja seda keerata ka ei anna, sest latv on kinni seal. Aga kätte ma ta sain. Ja siin on väike probleem. Siit on, ei ole vee kindel, aga kas teine ots ka ei ole? Tundub, et siin on ka auk, läbiv auk on. Kuna sellel oli läbiv sisemädanik ja ilmselt vett ei pea või lööb
lahtilöömisel siit keskelt tüki välja, siis võtsin uue, nüüd juba kirvega, et kiiremini teha, et protsessi näitasin ära, kuidas noaga saab, aga haaval jah, allosas on tihti tüvemedanik. Nii et nüüd see 4 ja noaga jätkame. Nüüd meil on 4 veerandit ja teeme nad seest tühjaks. Praegu on koor ka hästi lahti. Saab ilusa kooritud asja. Ja nüüd on uuesti kokkupannemine ja tekib selline pisike pudeli moodi asi. Proovime ta siis kokku tõmmata ja vaatame, kas saame veekindlaks või enam-vähem veekindlaks, et oleks aega vähemalt vesi ära keeta. Et siin on sellised praod praegu näha, et tuleks nüüd kokku saada. Üks võimalus on saapapaela kasutada. Teine võimalus on looduslikku nööri kasutada. Nüüd on nii tihe, kui ma vähegi sain. Kus ta näitab siia. Jah, näete valgust. Hetkel ei paista. Loodame parimat. Selline torbik. Äkki õnnestub ta veekindlaks teha.